Kusagil jaanuari lõpus läksin ma siitsamast saalist välja alla suitsetama ja seal istus siis Andre Hanimägi. Tegime suitsu vaikselt ja mingi aja pärast Andre küsib, see oli käesoleva aasta jaanuari lõpus: kuule, mis sul sellest kriminaalasjast on saanud? Vastasin, et ma ei tea. Juba 2023. aasta oktoobrist peale uurivad. Ju siis on äärmiselt keeruline juhtum. Natuke aega oli vaikus ja ühel hetkel siis Andre teeb sellise liigutuse, tõmbab 2 mahvi korraga ja ütleb, et mõtlikult: huvitav, mis seal siis nii keerulist on, oleksid nagu mõne inimese ära tapnud. Aga ilmselgelt ongi see minu kaasus palju keerulisem kui mõni tapmise uurimine. Seesamane ligi 800-leheküljeline paberipatakas ei ole siin sugugi mitte riigieelarve, vaid teos, mille autoriteks on prokurörid Alar Rüütel, Liis Vainola, Teeli Mägi ja viimasena Eneli Laurits. 4 prokuröri on vaevanud selle teemaga oma pead, andnud üksteisele edasi kogu aeg, ragistanud oma päid ja seda rohkem kui 2 aastat. Ja mida siis sellega soovitakse tõendada? Sellega soovitakse tõendada seda, et ma olen väidetavalt 7 kuu jooksul omastanud 3042 eurot kütuse või bensiini arvelt. Tegelikult on asi selles, et mulle on esitatud nii e-maili, Facebooki, ajaleheartiklite kommentaaride kaudu hulgaliselt tapmisähvardusi. Mind on 2 korral füüsiliselt avalikus ruumis rünnatud. Ma olen teinud 3 korral avaldusi politseile ja ka prokuratuurile ja järgneb lühike drakooniline vastus: me ei näe ohtu. Me ei näe ohtu. Ja mis siis tulemus on? Mina näen ohtu jälle. Ja seetõttu korraldasin professionaalide abiga iseseisvalt oma isikukaitse. Mina leian, et see seondub Riigikogu liikme tööga. Absoluutselt ilma igasuguse tagamõtteta ma tuletan teile lihtsalt meelde, et kui Kaja Kallas käis siinsamas saalis kõnet pidamas, küsimustele vastamas, siis teda saatsid 5 turvameest siinsamas saalis. Kuna tänane päeva teema ei seondu põhimõtteliselt tõendite uurimise, vaid menetluse seaduslikkusega, siis ma ütlen kohe ära: mina seda kohtumenetlust ei karda, mina olen valmis sellesse lahingusse minema. Võtan advokaadid näppu ja lähen meie pühamusse kuluhüvitiste arhiivi tutvuma, kas tegemist on poliitilise protsessiga või mitte. Nii et mina ei karda seda menetlust ja kui asi piirduks ainult nii-öelda selle menetlusega, siis ma ütleksin, et mul on ükskõik, kuidas te hääletate. Aga küsimus on palju tõsisem. Ma ütlesin, et tegemist on poliitilise protsessiga. Selle Riigikogu alguses sain ma usaldusväärsetest allikatest teada, et nõndanimetatud süvariik ei soovi Riigikogus näha 2 kontrollimatut isikut. Need on Mart Helme oma otseütlemistega ja Kalle Grünthal, kes nagu viitsütikuga pomm plahvatab
ja ei tea, kunas ja millisel põhjusel. Ja teine asi on veel ka see, igaüks, kes julgeb kritiseerida prokuröri tegevust, tabab selle nõndanimetatud kättemaksukontori poolt kriminaalmenetlus. Kert Kingo julges esitada ebameeldivaid küsimusi, sai kriminaalasja. Kalle Laanet läks konflikti peaprokurör Parmasega, kohe lasti kompromiteeriv materjal käiku, mis oli muidugi ammu teada. Ja nüüd on siis järjekord ka Isamaa käes, kes väidetavalt on midagi kriminaalmenetluslikku teinud. Minu puhul sai saatuslikuks see, et Paides toimunud arvamusfestivalil aastal 2023, 12. augustil, kus ma olin alajuht, julgesin avalikus väitluses kritiseerida prokuratuuri tegevust. Hiljem mulle kanti muidugi ette, et toonane peaprokurör Andres Parmas kuulas väitlust teiselt poolt Sireli-Põõsast, mis lahutas väitlusala. Ja 2 kuud hiljem olen ma kuluhüvitiste kasutamise osas uurimise all. Oma sisuliselt kättemaksu iha rakendab prokuratuur ka seadust rikkudes. Kalle Laanet küsis väga asjaliku küsimuse õiguskantsleri käest, kas varjatud jälgimine on fotode, videosalvestite kasutamine materjalide osas on varjatud jälgimine, jälitustegevus. Õiguskantsler ütles, ma ei tea, ma pean vaatama, küsima kolleegide käest nõu. Aga mina ütlen, et see on jälitustoiming, sest kriminaalmenetluse seadus ütleb konkreetselt ära, jälitustoiming on isikuandmete töötlemine. Ja selles patakas siin on sadu ja sadu sellele tõenditele viitavad asjaolusid, et mind on salaja jälitatud. Nende materjalide hulgas on ka teie Riigikogu liikmete fotosid. Peale selle on 32 gigabaidine mälupulk, mis on samuti pikitud seda täis. Sisuliselt, mis ma tahan öelda sellega, et selles osas ei ole Tallinna ringkonnakohtu esimehe nõusolekut saadud. Ja see ei ole õiglane mitte minu suhtes, vaid teie suhtes, sest minu kaasusega luuakse pretsedent, kus teid kõiki on võimalik salaja pealt kuulata. Aitäh. Aga see on paar lauset veel. See on aga üks mõjusamaid vahendeid poliitiliste vastaste reputatsiooni rikkumiseks ning seeläbi nende tegevuse mõjutamiseks. Aga nendel kaalutlustel ma leian, et praegu peaks Riigikogu ütlema ei. Minu osas menetlus jätkamises mul ükspuha. Aitäh. Aitäh. Avan läbirääkimised. Martin Helme, palun. Kaheksa minutit. Aitäh. No, õiguskantsleri jutust jäi selline mulje, nagu tema oleks siin lihtsalt üks väike kirjatuvi. Et prokuratuur pani pataka lauale ja tema tõi selle meie majja ja tema, nagu öeldakse, nie pri čom, ei puutu asjasse. No tegelikult on ikkagi niimoodi, nagu meil päevakorras kirjas on, et see on õiguskantsleri ettepanek Riigikogule. See on tema enda ettepanek meile. Ei ole niimoodi, et tema ei puutu asjasse, tema toob lihtsalt meile paberikese. Põhiseaduse paragrahv 76, kui ma nüüd õigesti mäletan numbrit, ütleb väga selgelt, et tema ongi see vahefilter, kes otsustab, kas on poliitiline klapperjaht või ei ole poliitiline klapperjaht. No selle peale vastas õiguskantsler meile, et temani ei ole veel jõudnud ühtegi sellist prokuratuuri taotlust Riigikogu liikme immuniteedi äravõtmiseks, mis ei oleks vähemalt mingil määral põhjendatud. Aga küsimus ei ole põhjenduses, küll prokuratuur põhjendusi oskab leida. Hindama peaks seda, kas see on poliitiline või mitte. Ja me ju näeme Eestis totaalset topeltstandardit. Kui sa kuulud teatud parteidesse, siis suga kunagi mitte midagi ei juhtu. Eks meil on siin Liina Kersna, kes oli minister. Meil on ministri nõunikuna oli siin, istub ka meil lugupeetud kolleeg, kes virutasid koos koroonatesti hankega 6 miljonit ära. Prokuratuur pekstes ka ei alustanud kriminaalasja.
Prokuratuur ei alustanud kriminaalasja näiteks Parmase enda suhtes, kes selgelt rikkus siis menetlusnormi, mis on siis mõjuvõimuga kauplemise paragrahvi all, kui ta saatis oma vana hea sõbra rahapesuvastase võitluse atašeeks Ameerikasse. Ei näe, lihtsalt ei näe. Oled kuulnud teatud kampa, siis sinu suhtes kriminaalasju ei algatata. No lihtsalt ei algatata. Aga kui oled valel pool nähtamatut joont, algatatakse. Iivi Eenmaa tegi endale sünnipäevapeo 4200 € eest. Lehed kirjutasid, mitte midagi ei juhtunud. Mitte midagi ei juhtunud. No vana inimene tahtis veel viimast võtta. Ei nõutud isegi raha tagasi. No rääkisime Kadri Talist, läks Pärnusse pittu, jõi džinne, läks pärast õhtul hotelli, käis veel ennem seda kontserdil. Ka mitte midagi ei juhtunud, öeldi, et kuule, maksa tagasi raha. Neid juhtumeid ongi ju tavaliselt niimoodi käsitletud, kui jääd millegiga sellisega vahele, mis astud kas avalikkuse ette või maksad tagasi. Pärast valija annab hinnangu. Aga ei, siis on teatud inimesed, kellele pannaksegi kriminaalasi kraesse. Ja mina ei kaitse siin praegu seda, kuidas Kalle kütust tankis. Ausalt öeldes oleks minu käest küsinud, ma oleks öelnud, et te teistmoodi ära teeni. Aga selle eest ei tehta kriminaalasja. Selle eest ei tehta Riigikogu liikmele kriminaalasja, sest me ju teame, mis on eesmärk. Nii nagu Kert Kingo minema saamise eesmärk oli see, et tuleks EKRE fraktsioonis oleks üks liige vähem, siia tuleks EKRE-st välja astunud asendusliige, nii on sama lugu ju Kalle Grünthaliga. Kalle Grünthal läheb Riigikogust ära, ärme keegi teesklesin, et tulemas on mingisugune aus ja õiglane kohtupidamine. Te olete surnud ka naerma selle jutuga. Mingit ausat, õiglast kohtupidamist ei ole ja ei tule. On juba ette ära määratud. Veel selles koosseisus tuleb siia uus liige, kes ei saa olema EKRE hääletusdistsipliiniga seotud. Kõik me saame sellest aru. Ükskõik, mis naiivset nägu siin õiguskantsler teeb, kõik me saame sellest aru, nii käibki. Ja siis tulla meile rääkima sellest, kuidas meil on õigusriik. No ei ole mingit õigusriiki. Tulla ütlema meile, aga Riigikogu, teie peaksite seda asja reguleerima, siis kui te soovite, et mina hakkaks õiguskantslerina tegema järelevalvet prokuratuuri üle, kirjutage see seadusesse. Ausalt ei soovi. Sellepärast, et õiguskantsleril juba on seaduses kirjas, et ta peab olema laste ombudsman. Ja õiguskantsler oli hüppes, kui oli vaja lapsi kaitsta Marko Mihkelsoni eest. Sust ei ole kasu selles ametis. Nii et ei soovi. Ei soovi. Ei usu ka süütuse presumptsiooni. Sellepärast, et me kõik teame, et süüdi ollakse mõistetud sind juba ennem seda, mitte ainult avalikkuse poolt, vaid ka juba kohtusüsteemi poolt. Seda me ka kõik teame. Nüüd, ma tahan ikkagi siia ka veel väikse poliitilise vinjeti juurde panna. Sellel aasta pärast, natuke vähem kui aasta pärast on Eestis presidendivalimised. Kõik teavad, et Ülle Madist peetakse üheks presidendikandidaadiks. Ta ainult ise ei tea seda. Kunagi, kui algas Falklandi sõda, Margaret Thatcheri lähedasemad nõunikud ütlesid, et Mägi, me ei saa seda sõda alustada, sellepärast, et olukord on liiga habras. Ja Mägi vastas selle peale, et just sellepärast, et olukord on nii habras, ei saa me seda sõda mitte alustada. Nüüd me näeme järjest, kuidas Ülle Madise ei tee mitte midagi selle jaoks, et ärritada süvariiki, sest presidendivalimised on tulemas. Aga mina ütlen, just sellepärast tulekski näidata, et sa midagi ette võtad, et keegi võiks sind tõsiselt võtta kandidaadina. Sest see, mismoodi sa oled läbi lasknud Kert Kingo karistamise, see, mismoodi sa oled läbi lasknud Kalle Laaneti karistamise, see, kuidas sa praegu Kalle Grünthali läbi lased, teeb sind ka presidendina kõlbmatuks. Sa ei kaitse põhiseadust ega õigusriiki. Suurt tänu teile. Sõnavõtt koha pealt või puldist, alguses oli koha pealt, aga nüüd siis puldist. Mart Helme, palun. Aitäh, härra esimees. Lugupeetud kolleegid, proua Madise. Teate, minul oli piinlik. Saan aru, et teil ei ole piinlik, aga minul oli piinlik. No ma meenutan seda anekdooti, kuidas mustlane jäi vahele hobuse varastamisega. Ma olen vene keeles, vabandan, et ma vene keelt kasutan, no, aga te olete mind nagu nii putinistiks nimetanud juba, nii et ma kasutan seda. Ja siis mustlane ütleb
Kardavoile, et ajani ja ei lossadne maja, et mina ei ole mina ja see hobune ei ole ka minu oma. Vaat teie jutt oli praegu täpselt samune. Ei, mina ei puutu asjasse. See on prokuratuur. Aga teie, lugupeetud Riigikogu, võite võtta vastu teistsuguseid seaduseid, võite panna mulle kohustused ja siis ma teen. Ise ka usute või? Martin ütles praegu väga selgelt, ombudsman lastele, kohustus on olemas. Täidate või? Ei täida. Eestis on tuhandeid ja tuhandeid nälgivaid lapsi, vägivalla all kannatavaid lapsi, lapsi, kes 11 kostitavad narkootikumidega Tammsaare pargis. Teete midagi või? Mitte midagi ei tee. Mitte midagi ei tee. Ja milles on probleem? Aga probleem on selles, ja see puudutab kõiki siin, kõiki kolleege, ka neid, kes arvavad, et nad on karistamatute poole peal. Meil ei ole õigusriiki. Meil ei ole õigusriiki sellepärast, et meil ei ole enam võimude lahususe printsiipi. Meil ei ole õigusriiki sellepärast, et meil ei ole tsiviilkontrolli jõuametkondade üle. Kõik see on formaalne. Meil riiki juhib see, mida me kokkuvõttes nimetame süvariigiks. Ja kõik need meie institutsioonid, kaasa arvatud õiguskantsler, Riigikohus, on selle süvariigi hüpiknukud ja täidavad vastuvaidlematult neid juhiseid, tihtipeale isegi mitte neid otseselt saamata, vaid silmadest lugedes sõna otseses mõttes, mida nad arvavad, et nad peavad täitma. Ja antud juhul selles Kalle Grünthali kaasuses me näeme seda mustvalgel. Mustvalgel näeme seda, kuidas sõna otseses mõttes silmadest on loetud, Kalle Grünthal on süüdi, aga keegi teine, kes on hullemate asjadega hakkama saanud, aga kuuluvad õigele poole, ei ole süüdi. Me võime pilti laiendada. Mis toimub siis praegu meie kolleegidega Isamaast kriminaaluurimise all? Aga toimub seesama, et Isamaa suurrahastaja Parvel Pruunsild jäi hammasrataste vahele. Süvariik avastas ühel hetkel, kurat, ta on liiga rikas ja liiga mõjukas ja meil ei ole tema üle kontrolli. Ja siis leiti see õnnetu vana raudteelaste klubi erastamise juhtum, kes Tartust pärit on, see teab, et see vahepeal ERMile kuulunud hoone oli vanasti Tartus raudteelaste klubi. Selle erastamisega seoses võtsime poisi vahele ja pigistame, kaasust ei ole, aga pigistame. Ja kuna see kaasus ähvardab liiva joosta, siis mõtleme uued kaasused välja. Aga varsti ei ole, sõbrad, enam vaja isegi kaasuseid välja mõelda. Varsti on lihtsalt vaja öelda, et see inimene on ohtlik demokraatiale, õigusriigile, Eesti Vabariigile. Ta ei ole normikuulekas. Teate, missugune termin on välja mõeldud? Kodanik peab olema normikuulekas. Aga kes selle normi on paika pannud, vaat ei tea. Aga kuskilt on tulnud selline asi nagu normikuulekus. Ja te olete siin normikuulekad, tubli. Aga ärge arvake, et normikuulekus teist päästab. Süvariik on tujukas. See on ju meil otsapidi juba liikumine stalinismi poole. Ja teeb inimestega, mida tahab. Ja mitte midagi ei juhtu süvariigiga, aga juhtub inimestega. Vot selline on meil see lugu ja tulla siin meile, paluks lisaaega. 3 minutit lisaks. Ja tulla meile siin rääkima, et siin ei ole mitte mingit poliitilist tagapõhja. No kuulge, me ei ole eile sündinud. Me ei ole eile sündinud, me saame väga hästi aru, et teatud puhkudel on ka mitte poliitilisest asjast võimalik teha poliitiline asi ja teatud puhkudel ei ole võimalik ühestki asjast mitte midagi välja imeda, sellepärast et ei taheta. Ja sõbrad, ma saan aru, teie kõik, kes te olete nii-öelda normikuulekad, arvate, et nii on ja nii jääb. Vaadake, mis juhtub praegu Ukrainas. Need korruptandid seal arvasid ka, et nad on õigel poolel ja nendega ei juhtu mitte midagi. Aga hakkas juhtuma. Ja lõppu praegu ei ole näha.
ja juhtub veel palju. Ja nii mõnigi kangelaseks tembeldatud inimene saab õnnetult surma või läheb trellide taha või tont seda teab. Sest süvariik on tujukas. Plaanid muutusid. Ja kui plaanid muutusid, siis ei maksa mitte midagi enam see, et te arvasite, et te olete õigel poolel. Ülle, ühel päeval plaanid muutuvad ja sa osutud olema valel poolel. Mõtle selle peale. Aitäh! Hea kolleeg, seda viimast repliiki ma ei pea küll mitte kohaseks. See kõlas mõnevõrra kui ähvardus, nii et see ei ole korrektne sarnaseid süüdistusi etteheiteid teha. Rain Epler, palun! Aitäh, head kolleegid, hea juhataja, proua õiguskantsler. Esiti ei olnudki plaanis sõna võtta, aga proua õiguskantsler, kui nii võib öelda, inspireeris mind. Ja ma tõepoolest küsisin talt küsimuse, et saada veidike siis selgust selle protseduuri osas, kus me praegu oleme. Ja Riigikogu liikme staatuse seadus, paragrahv 18.5, Riigikogu liikme immuniteedi äravõtmise taotlus ütleb järgmist. Riigikogu liikme suhtes menetlustoimingu tegemiseks või süüdistusakti koostamiseks nõusoleku saamiseks esitab õiguskantsler või riigi peaprokurör põhjendatud taotluse, milles näidatakse veenvalt, miks muul viisil ei ole võimalik eesmärki saavutada. Ja ma siis küsisin õiguskantsleri käest, et meil on pretsedendid loodud varasemalt, kus on muul viisil saavutatud eesmärk. Siin juba käsitleti Kadri Tali ja Ivi Eenmaa kaasuseid. Ja õiguskantsler vastas, ma ütleks, ma ei tea, kas rumal on õige sõna või nagu tõesti, ma ei oleks oodanud nii kehva vastust. Ta ütles, aga kunagi pole jäetud rahuldamata. Et ma proovisin nagu sisuliselt aru saada, et kas siis on seda põhjendatust vaja või ei ole, aga siis tema põhjendus oli lihtne, et kunagi pole tehtud ja ma ei hakanud siis ka süvenema. Ma sain nii aru tema vastusest, et selles mõttes kurb. Ülle Madise siin hiljaaegu käis Esimeses stuudios ja ta tihti kirjutab artikleid ja esineb kuskil saadetes ja siis kuuled ja vaatad, ajab hästi mõistlikku juttu. Huvitav on kuulata ja annab õigussüsteemile minu arust adekvaatseid hinnanguid ja kirjeldab, kus on probleemid ja nii edasi. Aga ma pikalt olen jälginud tema karjääri, et ta tõesti teeb seda, aga siis kui tema enda lauale jõuab mõni kaasus, siis ta ei käitu päris nii, nagu ta nendes teoreetilistes mõttearendustes väljendab. Nii et veel kord, oleks ju olnud võimalus täna mulle põhjendada, et kuidas ta siis veendus selles, et muul viisil ei ole võimalik eesmärke saavutada, aga õiguskantsler kahjuks seda võimalust ei kasutanud. Ütles, et kunagi pole tehtud, taga ei tee. Aitäh! Aitäh! Reformierakonna auesimees ning pikaajalise kogemusega poliitik Siim Kallas on öelnud järgmise fraasi. Demokraatiat pole olemas, kui manipuleerivad õiguskaitseorganid. Ja selles arupärimises on üks manipulaator, prokuratuur, kes ei järgi seadusi ja tunneb ennast täiesti karistamatult. Tasus vaid Kalle Laanetil algatada mingisugust distsiplinaarmenetlust või asja, leiti tema osas kohe karistus, vallandati ja pandi kriminaalasi kaela. Et ma ei oleks paljas, on mõned faktiväited sellest teemast. Omaaegne peaprokurör Andres Parmas on rikkunud korruptsiooniseadust, kuna ta ei viivitamatult teavitanud selle eest ministrit kirjalikult, et tal on 3 kõrvaltegevust, millega rikkus korruptsiooniseaduse tegevus- ja piirangutoiminguid. Edasi, kriminaalkolleegium on tuvastanud, et Riigikohus, et on esitatud prokuröride poolt valeandmeid, võltsitud menetlusdokumente, kasutatud võltsitud menetlusdokumente, takistatud teadvalt osalistel kohtueelse menetlusel ilmumist ja mitte absoluutselt mitte ühtegi reageeringut. Ma arvan, et praegu on viimane aeg võtta prokuratuur tõsiselt ja tema tegevus tõsiselt luubi alla ja seetõttu esitan ma justiits- ja digiministrile Liisa Pakostale
6-punktilise arupärimise, mikspärast prokuratuur ja tema seadust rikkuvaid prokurörid pole võetud vastutusele. Aitäh! 3 minutit lisaks. Ja ma palun kohe lisaks 3 minutit, sellepärast et ega ma ei jõua tegelikult neid probleeme siin ei 5 ega 8 minutiga ära käsitleda, sest tegemist on tõsiste juriidiliste probleemidega. Ja no esimese asjana ma ütlengi ära, et eks me oleme siin halvas olukorras mingit pidi, sellepärast et vaadake, kui niimoodi propagandistlikult asja käsitleda, nagu kogu see raamistus ju on, et nõusoleku seadus, nüüd tuleb nõusoleku seadusega, siis tekibki paratamatult selline mulje, eks ole, et kes nüüd nõusoleku seadust ei toeta, need on siis need mehed ja naised, eks ole, kes arvavad, et seksuaalsuhetesse võiks astudagi ilma teise poole nõusolekuta. No, kes tahab ennast sellisesse raamistusse asendada, sellist kuvandit enda peale võtta, keegi ei taha. Aga miks selline kuvand üldse tekib? Sellepärast, et ongi selline propagandistlik ja valelik raamistus sellele asjale juba antud. Eeldus on ju see, et me kõik, ma arvan, et ma võin kõikide fraktsioonide nimel rääkida, kõik me jagame seda baaspositsiooni, et seksuaalsuhetesse võib astuda üksnes mõlema poole nõusolekul. Selles ei ole üldse vaidlust. Nüüd ei ole mõtet rääkida siin, kes on nõusoleku pooldajad ja kes ei ole nõusoleku pooldajad. Küsimus on hoopis milleski muus. Küsimus on selles, millisel viisil peaks olema siis see nõusolek väljendatud ja millisel viisil peaks tuvastama seda, kas see nõusolek on väljendatud ja kuidas seda peaks tõendama. Need on palju keerulisemad küsimused, aga need on need tegelikud küsimused. Ja on ka selline ütlus ju olemas rahva tarkuses, et põrgutee on sageli sillutatud heade kavatsustega. Ja tänagi me oleme kuulnud siin hästi palju juttu nendest headest kavatsustest, kuidas kaitsta ennekõike siis naisi, kuigi mitte ainult, eks, seksuaalse vägivalla eest. Ja väga hea, peamegi selle poole pürgima, et kaitsta naisi maksimaalselt nende heade kavatsuste eest, vaid seksuaalse vägivalla eest. Aga me ei tohi selle poole pürgida sellisel viisil, et me põhjustame mitte ainult häid tulemusi, vaid ka halbu tagajärgi, mis on ebaproportsionaalselt saavutatud heade tulemustega, kui neid üldse on. Ja siin ongi need 2 põhiküsimust, millele peaks siis tegelikult keskenduma. Kas tegelikult neid häid tulemusi saavutatakse, mida siis käsitletakse selle seaduseelnõu sellise põhieesmärgina? Ja teiseks, kas võib juhtuda, et kaasnevad ka soovimatud tagajärjed, mis on tegelikult palju tõsisemad kui siis saavutatud tulemus. Ja see ongi see põhjus, miks meie positsioon on, et seda eelnõud ei saa toetada, sest me arvame, et esiteks sellega ei saavutata midagi märkimisväärset, aga teiseks põhjustatakse väga põhimõttelised probleemid, mida ei saa õigussüsteemi aluspõhimõtetega vastuollu minemise tõttu aktsepteerida. Nüüd räägime siis nendest asjadest nii palju, kui jõuab rääkida. Esimene põhimõtteline probleem on see, et ei ole võimalik selgelt aru saada, mida tähendab siis see vaba ja väljendatud nõusolek. Ütleb siis ette pandud paragrahvi 141 sõnastus, et suguühtesse astumise eest inimesega tema vaba ja väljendatud nõusolekuta saab inimest karistada, eks. Vaba ja väljendatud nõusolekuta. Aga mida see tähendab? Seda seadus tegelikult lahti ei mõtesta. Kui te vaatate kehtivat normi, siis see ütleb palju täpsemalt. Inimese tahte vastaselt temaga suguühtesse astumise eest vägivallaga või ära kasutades tema seisundit, millest ta ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama. Kas seegi määratlus on piisav, on küsitav? Võib-olla peaks seda täpsemalt lahti selgitama, mida siin ikkagi täpsemalt silmas on peetud, aga ta on oluliselt täpsem kui see, mida nüüd ette pannakse. Suguühtesse astumise eest inimesega tema vaba ja väljendatud nõusolekut. Mida see tähendab? Eelnõu algses versioonis oli täpsustus, et vabaks ja väljendatud nõusolekuks ei loeta olukorda, kus toimepanija, pange tähele, seadis eesmärgiks või B teadis, et isik ei saa oma tahet kujundada järgmistel põhjustel. Teadvushäire, haigus, puue, hirm toimepanija ees, tardumine, mürgistus, võimupositsiooni kuritarvitamine, toimepanija poolt või muu võrreldav põhjus. See viimane osa on juba jälle selline udune. Aga siin on terve päris pikk loetelu nendest asjaoludest, mida siis käsitletakse selle seisundina, mida ei saa lugeda vabaks ja väljendatud nõusolekuks. Oluliselt selgem on juba, mida on silmas peetud. Aga mingil põhjusel, millest mina siiamaani tegelikult aru ei saa, on see sealt kõik välja võetud ja piirdutud sellise väga üldise määratlusega. Nüüd küsimuseks jääb, kas selline asi on üleüldse kooskõlas põhiseaduse paragrahvis 23 lõige 1 sätestatuga, et kedagi ei tohi süüdi mõista teo eest, mis ei olnud selle toimepanemise hetkel määratletud kuriteona.
Selle printsiibi üks aspekt on ka see, et kui tegu ei ole määratletud piisavalt selgelt kuriteona, et ei ole ühemõtteliselt keskmisele normaalsele inimesele arusaadav, mida siin silmas on peetud, siis see ei vasta sellele printsiibile. Ja teine selline väga põhimõtteline probleem, millele, nagu sellele eelnevalegi probleemile on samuti viidanud ka Tartu Ülikooli õigusteaduskond, ma ei jõua nende seisukohta praegu pikemalt vahendada, kuigi soovitan seda kõigil lugeda, seisneb siis sellest, et on ikkagi tõsine kahtlus, kas säilib austus süütuse presumptsiooni vastu, mille osaks on siis ka see põhimõte, et keegi ei pea tõendama kriminaalmenetluses omaenda süütust. See on siis sätestatud põhiseaduse paragrahvis 22 lõige 2 ja ka kriminaalmenetluse seadustikus paragrahv 7 lõige 2. Põhiseadus ütleb, keegi ei ole kriminaalmenetluses kohustatud oma süütust tõendama. Ja nüüd võib juhtuda väga lihtsalt selline olukord. Panete tähele, laekub kuriteokaebus. Mind vägistati selle tõttu, et minuga astuti seksuaalsuhtesse, ilma et minult oleks saadud vaba ja väljendatud nõusolek. Ja? Nii, nüüd uurimisorganid paluvad siis kahtlustatavalt esitada oma vastuväited. Esimene õigus on see, et kahtlustatav ei pea esitama mingeid vastuväiteid. Keegi ei pea tõendama oma süütust. Ma ei soovi üldse mingisuguseid ütlusi anda kahtlustatavana. Või teine variant, mis on tõenäolisem, sest inimene saab aru, et kui tema vastu on esitatud tõsised süüdistused, siis väidetava kannatanu poolt, siis ta peaks esitama oma vastuväited, eks ole. Ta esitab ka oma vastuväited, ei olnud nii, nagu öeldi. Noh, mis nüüd edasi saab? Kui tegelikult see väidetav kannatanu ei pea tõendama ei vägivalda, mitte mingisuguseid märke ei pea olema selle kohta, et üldse vägivalda kasutati, ega ei pea tõendama ka mitte midagi muud. Lihtsalt ütleb, et minult ei küsitud nõusolekut. Vägivalda ei olnud. Ja nüüd siis see vaene kahtlustatav on olukorras, kus tema peab siis hakkama nüüd tõendama, et tegelikult oli küll nõusolek, eks. Kuidas ta seda tõendama peaks? Pidades silmas, et sellised sündmused leiavad aset üldjuhul 4 silma all, mitte mingisuguste kaamerate vaateväljas, mitte mingisuguseid muid täiendavaid tõendeid sageli ei ole. Ja ei ole ka vaja, eks ole, tuvastada, et vägivalda näiteks toime pandi meditsiinilise läbivaatuse või millegi muu sellisega. Nüüd, kui me lähtume sellisest kuriteokoosseisust, siis on kriitilise tähtsusega, et mitte mingil tingimusel ei saa isikut süüdi mõista üksnes tuginedes väidetava kannatanu ütlustele. Ja vot selles osas praeguses menetlusfaasis kindlus puudub. Kui me vaatame ka eelnõu seletuskirja, siis ei ole antud ühemõttelist seadusandja seisukohta, et ükski kohus mitte ühelgi tingimusel ei tohi käsitleda piisava tõendina seda, et kannatanu on öelnud, et nii on. Ja see on see põhiasi, mida meiega tungivas toonis ainult soovime, vaid nõuame, et saaks vähemalt seletuskirja kirjutatud absoluutse miinimumina, et niimoodi ei tohi õigust mõista. Lihtsalt viimase asjana ütlen, et seletuskirjas on öeldud, et justkui kohtupraktikas peaks leidma lahendused sellele probleemile, aga sellega ei saa nõustuda. Sellele probleemile tuleb lahendus leida seadusandja poolt. Ja kõik eelnevat silmas pidades me anname üle ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata just nimelt nende kontseptuaalsete probleemide tõttu. Aitäh!